konverentsi, mis on pühendatud Tartu rahulepingu 100. aastapäevale ja samas tähistamaks ka Tartu rahulepingu 100. aastapäeva märkivat trükist. 100 Tartu rahust. Nõukogude aeg on jätnud suure lünga meie ajaloo teadvusesse. Ja kahetsusväärselt seda lünga täitmist pole alustatudki ja koolides räägitakse endiselt Tartu rahust tõenäoliselt väga kaudselt ja kolmandas isikus. Ja tänasel konverentsil on meil siin rida ettekandeid ja lõpuks on meil avatud mikrofon, kus on kõigil võimalus väljendada oma mõtteid, vaateid, arusaamisi Tartu rahvust. Aga alustame. Nii. Ja lubage mul väikse sissejuhatuse teha Tartu rahulepingusse. Ma räägiksin Tartu rahulepingu mõnedest vähe räägitud punktidest. 1920. aasta 2. veebruaril kõlasid Tartus Eesti ja Venemaa vahelise rahulepingu allakirjutamise järel Jaan Poska väga tõsiselt öeldud sõnad. Tänane päev on Eestile kõige tähtsam ajaloos 700 aasta jooksul. Esimest korda määrab Eesti ise oma saatuse. Selle ütluse põhjuseks oli just allakirjutatud rahuleping, mis oli esimene taoline leping, mille sõlmis Nõukogude Vene ühe endise Venemaa pinnal tekkinud riigiga. Selle tähendus oli mõlemale riigile ülisuur, kinnitades ühelt poolt Eesti riigi sõltumatust, aga samal ajal ka lõhkudes Nõukogude Vene valitsuse isolatsiooni, saades nii aknaks, mille kaudu Nõukogude valitsus sai alustada suhtlemist välisilmaga.
Rahuleping koosnes 20 artiklist ning oli koostatud eesti ja vene keeles. Esimese artikli sõnastus kajastab lepingu olemust. Selle rahulepingu jõusse astumise päevast arvates lõpeb lepinguosaliste vahel sõjaseisukord. Vaherahus lepiti kokku 31. detsembril 1919 ja kehtima hakkas see 3. jaanuaril 1920 kell 10:30. Ja Eesti Vabariigis tähistatakse seda vabadussõjas langenute mälestuspäevana, mil heisatakse riigilipud. Teises artiklis öeldakse, tsiteerin, tunnustab Venemaa ilmtingimata Eesti riigi rippumatust ja iseseisvust, loobudes vabatahtlikult ning igaveseks ajaks kõigist suveräänõigustest, mis olid Venemaal Eesti rahva ja maa kohta maksusel olnud riigiõiguslise korra kui ka rahvusvaheliste lepingute põhjal, mis nüüd siin tähendatud mõttes edaspidiseks aegadeks maksuse kaotavad. Selle artikliga ütles Venemaa igaveseks lahti 1721. aastal alla kirjutatud Uusi Kaupungi rahust ja oma õigustest Eesti üle ja veel nenditi, et Eesti rahvale ja maale ei järgne endisest Vene riigi külge kuulumisest mingisuguseid kohustusi Venemaa vastu. 3. artikkel kirjeldab piiri Eesti ja Venemaa vahel külapiiride täpsusega ja piiri mahamärkimiseks oli ette nähtud segakomisjoni moodustamine. 4. artiklis lepitakse vastastikku kokku oma kodanike opteerimistingimustes. Ja tsiteerin, Venemaa kodakondsuse opteerijad peavad optatsiooni päevast arvates 1 aasta jooksul Eesti piiridest lahkuma, kuid hoiavad alal õigused liikumata varanduse peale ja on õigustatud kaasa võtma oma liikuva varanduse. Samuti võivad Venemaa territooriumil elavad Eesti soost isikud opteerida sama aja jooksul ja neil samadel tingimustel Eesti kodakondsusse. Edasine ajalugu näitas, et Eestisse opteerimisprotsessile hakkas Venemaa üsna varsti vastu töötama, takistades optantidel oma vara kaasa võtmist. 5. artikkel räägib Eesti neutraliteedist. Kui Eesti alaline neutraliteet rahvusvaheliselt tunnustatakse, siis kohustub Venemaa ka omalt poolt seda neutraliteeti pidama ning selle neutraliteedi alalhoidmise tagamisest osa võtma. 6. artikkel käsitleb Soome lahe neutraaltsooniks muutmist. Mõlemad lepinguosalised kohustuvad Soome lahe rahvusvahelise neutraliseerimise korral tähendatud neutralisatsiooniga neil tingimustel ühinema, mis kõigi asjast huvitatud riikide osavõttel välja töötatud ning vastavate rahvusvaheliste aktidega kindlaks määratud. Samuti ka oma mereväe jõud ehk osa neist, kui seda peaks tähendatud rahvusvahelises kokkuleppes määratlema, selle rahvusvahelise kokkuleppe nõuetele vastavasse seisukorda seadistama. 7. artikkel nõuab lepinguosaliste riikide territooriumitel olnud võõraste vägede viibimise keelustamist ja asukohariigile mitte alluvate vägede desarmeerimist. Selle artikli punkt 5 keelab omal territooriumil mitte mingisuguste organisatsioonide ja rühmade moodustamist ega viibimist lubama, kes teise lepinguosalise kogu või kogu territooriumi valitsuseks olla pretendeerivad, samuti ka mitte lubama nende organisatsioonide ja rühmade esituste ega ametlikkude isikuste viibimist, kelle eesmärgiks on teise lepinguosalise valitsuse kukutamine. Selle artikli põhjal desarmeeriti Eestis valgete loode armee ja Venemaal eestlaste punased kütipolgud. Venemaa valitsuse ja punaste eestlaste Eesti-vastane tegevus ometi jätkus. 8. artiklis lepiti kokku sõjakulude tasumisest, et mõlemad riigid katavad ise omad kulutused.
9. artiklis tutvustatakse sõjavangide kiiremas korras kodumaale tagasi toimetamise tingimusi. 10. artikkel puudutab karistust kandvate sõjavangide tagasisaatmise tingimusi. 11. artikkel sätestab, et kõik Eesti riigi territooriumil asuvad Vene riigi varad ja Vene riigi nõuded Eesti isikute vastu lähevad üle Eesti riigile. Eesti riik ei hakka aga oma varasema Vene keisririigi koosseisu kuulumise alusel mingisuguseid nõudeid esitama Vene riigi vastu. Ja 12. artikkel, mida natuke ka teatakse, kinnitab, et Eestile 15 miljoni kuldrubla saamist endise tsaaririigi varadest. Sama artikli punkt 2 ütleb, et Eesti ei kanna mingisugust vastutust Venemaa võla ja muude kohustuste eest. Punktis 4 aga öeldakse, Venemaa valitsus toimetab tagasi Eestisse ja annab üle viimase valitsusele varandused, siia hulka arvatud raamatukogud, arhiivid, õppeabinõud, dokumendid ja muud varad, mis on Tartu Ülikooli kui ka kõigi Eesti piirides praegu olevate või varemini olnud õppe, teaduse, valitsuse ja seltskonnaasutuste päralt. Niisama üleüldse kõik Eestist Venemaale välja viidud arhiivid, dokumendid ja teised asjad, mil on Eestile teadusline või ajalooline tähtsust, nii palju, kui tähendatud asjad on praegu või satuvad edaspidi Venemaa valitsuse ja seltskonnaasutuste võimkonda. Punktis 5 lubatakse, Venemaa valitsus toimetab Eestisse tagasi Eesti valitsuse kaasabil kuuluvust mööda edasiandmiseks igasugused väärtused, välja arvatud kuld ja kalliskivid, väärtpaberid ning varalised dokumendid, nagu obligatsioonid, vekslid ja nii edasi, mis Eesti piirides valitsuse, seltskondlikute ja erakrediit ning teiste asutuste poolt evakueeritud või välja viidud, muuseas ka õppeasutuste poolt, kui Eesti võimud nende väärtpaberite ja muude asukoha kätte juhatavad. Ja Venemaa võttis vastutuse Eestimaa Nõukogude täitevkomitee poolt natsionaliseeritud pankade vastu nõudeid omavate isikute eest. Seega põhiline venelaste põhimõte, natsionaliseerimine, ta oli ka nõus loobuma sellest. Artiklis 13 teatatakse, et Eestile tehtud soodustused ei laiene rahulepingu sõlmimisel teistele endistele Venemaa territooriumil tekkinud riikidele. Aga lisatakse, kui nende rahulepingute tegemisel kellelegi tähendatud riikidest või nende kodanikudest antakse iseäralised hõlpsused, õigused ja eesõigused, siis laiendatakse need viibimata ilma eri kokkuleppeta täiel määral Eesti ja tema kodanike peale. Artiklis 14 ja 15 kirjeldatakse lepingujärgsete segakomisjonide moodustamist ja nende volitusi. Artikkel 16 hõlmab tulevasi majanduslikke suhteid Eesti ja Venemaa vahel. Sätestatakse vastastiku enamsoodustuse staatus, Eesti sadamates loodavates vabasadamastsoonides määratakse piirkonnad Venemaale mineva kauba hoiustamiseks ja ümberlaadimiseks. Artikli 2. lisas lepitakse kokku Pihkva ja Peipsi järve veemajanduse ja kalapüügi tingimustes. 3. lisas lepitakse kokku Narva jõe koskede energia kasutamises. Ja sätestatakse, Eesti on nõus andma Venemaale eesõigustatud õiguse elektrijõu saamiseks Narva jõe koskede ärakasutamisest seega, et selle eest Eestile makstava tasu suurus, samuti teised tingimused ära määratakse erikokkuleppes. Kui Eesti on nõus andma õiguse, siis Venemaa annab Eestile eesõiguse Moskvast mõne Eesti-Venemaa piiril oleva kohaga ühendava 2 või üherööpelise otsekohese lühema raudtee ehitamiseks ja ekspluateerimiseks tarvilikude eeluurimiste toimetamise võimalusega
tingimusel, et kontsessiooni tähtaeg, ennetähtaegse väljaostu tähtaeg, tariifid ja muud kontsessiooni tingimused kindlaks määratakse iseäralistes kokkulepetes. Ja Venemaa annab Eestile eesõigustatud kontsessiooni õiguse 1 miljoni Dessantini metsala peale Petrogradi, Pihkva, Tveri, Novgorodi, Olonetsi, Vologda ja Arhangeli kubermangudes tingimustel, mis erikokkuleppes ära määratakse. Praegu ka kasutab Venemaa tasuta Narva jõe hüdroenergiat, aga Eesti pole Venemaal ühtegi puud raiuda saanud, saatis veel Eesti riigi kasuks seal raudteed rajada. Artikkel 17 selgitab kaubalaevade liikumist lepinguosalistes vetes ja ühiseid pingutusi Balti mere miinidest puhastamisel. Artikkel 18 kuulutab, et käesoleva rahulepingu ja selle lisade läbi Eesti kodanikudele antud õigused käivad ka valla, maa, linna, omavalitsuse, seltskonna, seisuse, heategevuse, kiriku, vaimulikude ja haridusasutuste, niisama iga liiki juriidiliste isikute kohta. Artikkel 19 tõendab eesti ja venekeelse teksti autentsust ja artikkel 20 ütleb, et käesolev rahuleping tuleb ratifitseerida. Tartu rahuleping on koostatud lühikese ajaga, kuid selle tekst on sisukas, täpne ja kindlasti heaks näiteks ning eeskujuks Eesti praegustele ja tulevastele diplomaatidele. Uue piirilepinguga selle revideerimine pole Eesti riigi huvides. Ja kui tohib, ma tsiteeriksin ühe Lenini seni tundmatu üteluse, mis oli ära toodud raamatus Rassekretšennõi Lenin Moskvas väljendatud 1996. Ma tsiteerin seda vene keeles ja ma tõlgin ta kohe ära. Принять военные меры, то есть постараться наказать Латвию и Исландию военным образом, например, на плечах Палаховича перейти где-либо границу за 1 версту и повесить там 100 тысяч их чиновников и богачей. Pool aastat peale Tartu lepingu allakirjutamist. Ehk rakendada sõjalisi vahendeid, sealhulgas püüda karistada Läti ja Eesti sõjalisel kombel, näiteks Palahovitši õlgadega selja taga minna kuskil 1 versta sügavusele nende territooriumile ja puua üles 100–1000 sealset ametnikku ja rikast inimest. Tänan.